Aga Madis? Tervist, lugupeetavad. Ja kõigepealt tänan kolleege lavalt, kes on andnud mulle tiitli lillelaps ja tisid. Ütlen otse, need mulle meeldivad. Aga me oleme olnud ettevõtjad varsti 20 aastat ja minu kindel veendumus, et see enam ei saa pikalt jätkuda. Sest me oleme eeskätt arstid ja meie ülesanne on ravida inimesi ja meie energia peab minema inimeste hüvanguks. Ka praegu see, et 500 inimest siin saalis arutavad WC-pottidest ja kuhu teha linnukesi, see on absurdne. Natukene mõtleme. Nüüd olukord Eesti Vabariigis, mis puudutab Terviseametit ja teisi ameteid. Ma loodan, et proua Jürilo ei hakka nutma, aga ma nimetan seda riigimaffiaks. Ka ma olen saanud järjest valusaid hoope ja eriti valus oli hoop, mille ma sain eile, kui luhtus minu järjekordne kiirgustegevusloa taotlus ja põhjus oli selles, et palun, perearstid võivad osutada röntgendiagnostikat, kuid nad ei või võtta tööle radioloogi. Radioloog on selleks, et parandada, tagada maksimaalne kvaliteet. Ja Terviseameti juristi kiri kiirgusosakonnale tõmbas järjekordsele menetlusele vee peale otsas. Hakatakse otsast peale, teeme uusi lepinguid. Nüüd anekdootlik lugu sellest, kuidas otsustasin ka mina hakata osutama koduõendusteenust. Kõik nimekiri, kaasa arvatud ühekordsed niirukausid. Tuleb spetsialist kohale ja näeb, et mul on ühekordne niirukaus aegunud. Nii. Menetlus seisab kuu aega ja ma ütlen seda, et ainult kas just viimane loll, aga natukene kiiksuga inimene suudab Eesti Vabariigis olla perearst ja teha arstitööd siis, kui aegu üle jääb. Ma arvan, et me kõigil on niimoodi. Ning minu sõnum viimases arvamusloos, mis ma kirjutasin, ilmus nüüd siis eile. Mõtlen selles, et kas me ei võiks olla üks sõbralik pere. Osa arste armastavad töötada maal, osa arste linnas. See on nii, nagu neile meeldib. Me oleksime üks kollektiiv, mitte et me oleks kammitsetud sadadest OÜ-dest ja kõikvõimalikest muudest äriühingutest, mis teeb meie oma elu väga raskeks. Meiega suhtlemise teeb väga raskeks. Ma arvan, et haigekassal on igavene häda ja viletsus jännata nende, ma ei tea, 500 OÜ-ga või palju meil meditsiinimaastikul. Sa pead siis Madis silmas seda, et kõik OÜ-d tuleks ära riigistada või? Ma pean silmas seda, et meil oleks riiklik meditsiinisüsteem. Polikliinikud tagasi. Kuidas? Käsi püsti, kes tahavad, et nad ei oleks OÜ-d. Üks tahab, et 2 ja Madis. 3. Vastab küsimusele. Ma olen kuulnud mõtet, et siis, kui see kaotatakse ära OÜ-tamine, et perearstid lahkuvad. Ma olen veendunud, et suurem osa tulevad tagasi, kui nad saavad töötada normaalses meditsiinisüsteemis, kus valitseks kollegiaalsus ja tööjaotus. Ükski eriarst ei taha näha patsienti mõistliku korraldusega välisriigis, kellel polegi vaja muud teha, kui hinnata veresuhkrut ja kas tema vererõhk on korras, vaid see asi peab toimuma koostöös. Ma siiski sekundeeriks, et selles mõttes, et see, et me oleme eraettevõtjad, tegelikult tagabki meile selle vabaduse, mille nautimisega me oleme nagu väga ära harjunud. Et kas sa päriselt ka kujutad ette, et me ühel päeval hakkaks nagu polikliiniku peaarsti peost eri nokkima? Ei. Mitte minu juhatuse ajal. Meenutama üks ühele seda nõuka polikliinikut, kus ühe arsti, ka mina olen töötanud selle süsteemis internina mõned kuud. Ka minul oli peakohal osakonna juhataja, polikliiniku asetäitja, vekisekretär ja peaarsti asetäitja polikliinilisel alal. Aga ütleme, et see nõukataak
peaks olema unustatud, kuid meil peaks olema ühtne, tore meditsiinisüsteem. Sellest ma kirjutasin. Ei saa joosta niimoodi käsikäes üle Võiville põllu tagasi nagu 80-ndatesse. Päriselt ka. Palu vabandust, Diana tahab sõna. Ma tahaks sõna, jah. Sa oled arst. Me kasutame tõenduspõhist lähenemist. Tegelikult on väga palju uuritud, et mis on Eesti perearstinduse sead. Ja siin on 2 väga selget alustala, mis on viinud meid nii kaugele. Need on omandis küsimus, et kelle omad me peaksime olema, me peame olema enda omad. Sest et siis me saame kõige paremini korraldada seda abi, mida meie patsiendid vajavad. Ja teine asi, kelle oma peaks olema nimistu peaks olema perearsti oma. Need on 2 alustala, millest lähtuda. Aga õnneks on Eestis võimaluste paljusus, sa võid töötada ettevõtjana, sa võid töötada töövõtjana. Ükskõik nii, nagu sulle sobib. Mitte keegi, ei Terviseamet, ma ei arva, et maffia on, ei Haigekassa ega ei Sotsiaalministeerium ei ütle sulle ette, kuidas sa peaksid tööd tegema. Ja see on minu arust meie Eestis väga hästi. Aga aitäh, Mailis, meil on järgmine küsimus. Ilus veenev jutt, aga ma ütlen seda, et ma olen kuulnud ka hinnanguid, et nii idiootlik on meditsiinikorraldus kui Eestis ei ole kuskil mujal nähtud. On küll. Kusjuures räägitakse, et kanep on hea. Aga see ei ole idiootlik. Räägitakse, et C-vitamiin aitab, ma ei tea, puukide vastu. Ja munakoortes on võlujõud. Teeme nüüd niimoodi, et doktor Talvik saab selle mikrofoni enda kätte. Aitäh, see on mul juba tükk aega, aga see ei töötab. Aitäh, see on juba tükk aega. Anneli Talvik, Tervisekeskus, sinu arst. Paar väikest repliiki eelmistes küsimustes ja siis minu mõte perearstinduse võimestamisest. Kõigepealt, maffia on alati terane ja nutikas ja kiire. Teiseks, Madisele, et arvan, et ka riigiettevõttes töötava perearsti elu võib ära rikkuda nüri ametnik ja nüri ülemus. Tahaksin rääkida võimestamisest ja mul on mõte seoses perearstide kohustuste hulgaga. Ja mulle tundub, et eile ka telesaates Leelt küsiti, et miks ikkagi perearst ei taha alustada tööd maal oma praksisega, miks ei taha tulla keegi täiskohaga enam tööle ja nii edasi ja nii edasi ja miks me ise läbi põleme ja nii edasi ja nii edasi. Mulle tundub, et kõige suuremaks probleemiks on see, ja sellest me peaksime rääkima palju avatumalt kaartidega, et perearsti töö on üks suur avatud kohustus. 10-15 aastat tagasi oli väga selgelt perearstide töö diagnoosimine ja ravimine, nipet-näpet natuke ettevõtlust ja see sujub tegelikult nii toredatel ja headel inimestel, nagu perearstid on, täiesti ilma probleemideta. Aga küsimus on avatud kohustuses. Kõik see, mis tänases tervishoiusüsteemis ei mahu ära haiglate poolele, see kõik ongi meie poolel. Koneb eelarve protsentuaalselt, kõik teavad, meil on vist napid 15% või on 16 või kes teab täpsemalt. Ülejäänud üle 80% läheb mujale. Ja ainus, et isegi eelarvest ma ei taha rääkida, vaid ma tahan öelda sellest, et suurepärane meetod perearstidele uksest sisse tulevat tööhulka vähendada oli eelmisel aastal bussipeatustes paistvad kenad plakatid neegriks määritud räpase ma ei mäleta, mingisuguse tüübiga, kes ütles, et alusta alati oma perearstist. See oli nii õudne, kõik arvasid, et see ongi perearst tema kabinetis ja sinna tulemine on ohtlik. See kindlasti vähendas mõneks ajaks voogu meie kabinettidesse. Väga rassistlik. Aga igal juhul küsimus on selles, et täna on kõik need küsimused, mis inimesel tekivad seoses oma tervisega. Tal tuleb endal küsimus pähe, tema sõbral, tema naabrinaisel, tema tööandjal, doktor Google'il, kellegi tuleb mingi mõte pähe. Ja sellega nad marsivad meie uksest sisse ja neil on õigus saada. Ja see, et meil on avatud kohustus ja patsientidel on õigus saada, selle süsteemiga hävitab. Ja see, mida teie peate tegema, kes saavad midagi otsustada, on see, et tuleb kärpida patsientide õiguseid saada igal ajahetkel, mis neile pähe tuleb, nii kiiresti, kui neile pähe tuleb.
ja anda perearstidele, kes teevad oma tööd hästi. Võib-olla isegi ei saa rääkida kogu perearstkonnast, aga kindlasti võiks rääkida vähemalt pooltest, kes teevad oma tööd tõeliselt südamega ja isegi koju ei jõua enam, nagu oli kuulda. Et need perearstid peaksid saama otsustada, milliseid patsiente nad võtavad eelisjärjekorras, kui kiiresti nad vastu võtavad, kas seda teeb õde, kas seda teeb füsioterapeut, kui mitu korda teeb teenust psühholoog või terapeut ja millise patsiendiga tahaks tegeleda arst. Sellepärast, et perearstide töö on täna muutunud mingisuguseks mõttetuks saia mätsimiseks, igasuguste värviliste laikudega, katkenud juuksekarvadega, imeliku värvi löövetega, kummaliste valudega, ebamääraste ängidega inimesed tulevad uksest sisse ja need, kes on päriselt haiged, nad ei saagi enam abi ja haiglasse nad veel ei kvalifitseeru. Nii et midagi tuleb teha avatud kohustusega ja minu selge soovitus on usaldada neid perearste, kes oma tööd teevad hästi, A-praksised, B-praksised, C-praksised ja kes on tervisekeskuseks saanud, andke neile õigus palju rohkem otsustada ja öelge seda patsientidele, et perearstil on õigus otsustada. Patsient õiendagu vähem.